Tervist, täna vestleme Eesti Laulu- ja tantsupeo sihtasutuse juhataja Margus Toomlaga. Kuidas on läinud ettevalmistused korraldusliku poole pealt laulupeoks? Inimeste voogude liikumine ja laulukaare alla tuleb ju tuhanded ja tuhanded inimesed. Kas on, neid on nii palju, et kas on tehisintellekti ka kasutatud, et seda kõike korraldada? Hei, nüüd korraldus on läinud väga hästi. Me ju alustasime ju juba tubli 3 aastat tagasi enamgi veel peokorraldust. Ja eks need sammud, mida peokorraldus endast kätkeb, on ikkagi sarnased igal peol ja eks need on juba läbi teatud tegevused on läbi katsetatud ja korraldatud juba ja need inimesed, kes meil täna toimetavad selle korraldusprotsessi juures, osad inimesed on ikkagi aastakümneid olnud pidude juures ja nad teavad täpselt, kuidas need erinevad massid saada kaare alla ja kuidas need kaare juures need üles rivistada ja kuidas nad siis lõpuks sealt kaare juurest jälle lauluväljaku taha lähevad ja täpselt samamoodi on ka kõik need tantsupeo joonised ja kuidas kollektiivid väljakule tulevad ja lahkuvad. Et see on ikkagi kõik ilma tehisintellektita loodud ja kogemuste põhine, teadmiste põhine protsess meil. No, mälu aitab jah. Mälu aitab ja kogemused ja teadmised on siin suureks. Ma mäletan, et kui ma käisin 10-aastasena ka koolilaste laulupeol, siis õppisime vene koolis ja päris keeruline oli minna laulukaare alla. Et kuidas praegu on, tänavad on ka üles veel kaevatud ja kas viiakse bussiga ka mõned lapsed kohale või? Kindlasti viiakse bussiga ka, aga eks nüüd, kuna meil on 46 koolimaja, kus ööbitakse ja igal koolimajal on nagu väike oma logistika siis, kuidas jõuda kas lauluväljakule või tantsuväljakule või harjutusväljakutele või rahvamuusikapeo Vabaduse väljaku platsile, et iga kollektiiv peab ise natuke kaardistama, kuidas see tema jaoks kõige kiirem on. Ma tean, et paljud, kuna teatud koolid on ka kesklinnas, siis sa jalutad mingis väiksemad lapsed kindlasti transporditakse ja loomulikult sõidavad endiselt ühistransport sõidab. Ainult, mis tuleb täna teha, tuleb mõnevõrra rohkem võib-olla aega planeerida ja vaadata, et kuidas sa jõuad ja välja mõõta see ajastus, et millal on mõistlik siis oma hommikusöök lõpetada, et hakata liikuma siis kas proovi või siis harjutusväljakule. Kas te juba teate, missugune ilm on laulupeo ajal? Ei tea üldse. Ei ole jälginud, ei ole vaadanud, et mis sellest ilmast ikka. Ma mäletan, et kui mina veel olin 10-aastane laulja, et siis ikka minestasid ära ka mõned lapsed. Kas praegust ilmadega võib sama juhtuda, selleks olete ka valmis või? Ja loomulikult meil on meditsiiniline tiim, väga suur, üle 100 inimese, kes siis väljakutel ja peo ajal on siis selgelt koordineeritud toimetamas ja täidavad oma ülesannet ja loomulikult igal pool on meil ka kõik see kiirabi meditsiiniline personal ka olemas. Proovide ajal ka? Proovide ajal on ka vabatahtlikud olemas ja vajadusel siis on ka muu abi on kiiret võtta. Et see on kõik oma, et juba kogemuste põhiselt ka juba korraldatud süsteem. Joogivee kohti on piisavalt? No ikka on, et sellel korral eriti on veel, et Tallinna Veega suurendasime joogivee kättesaadavust ka publikule. Ja näiteks laulupeo ajal, kui publik tuleb, siis on meil alakaardidel märgitud, kus saab Tallinna vett. Ja siinkohal ka üleskutse, et võtke kaasa seekord korduv kasutatav joogipudel, et seda veepudelit siis Tallinna Veega täita. Et siis, kui me joome seda meie pakutud joogivett, siis me vähendame jällegi prügivõimaluse teket. WC järjekord ei teki? No sel korral oleme me veel isegi juurde neid rentinud, kui eelmisel juubelipeol oli, et kuigi juubelipeol ehk võib-olla oli isegi rahvast rohkemgi tõenäoliselt, sest et on 2 päeva kontsert, siis nüüd on 1 päeva kontsert ja aga WC-sid oleme isegi rohkem võtnud. Alati on lapsi kaduma ka läinud laulupeo ajal, kuidas seda on korraldatud seekord, et neid üles leida? Eks need aeg-ajalt võib ikka juhtuda, et platsidel meil alati inimesed, kes teavad, on siis meditsiinipersonal või on ta siis muu abistav personal, kes siis teavad, kuhu lapsed juhatada ja reeglina nad infopunktid, kuhu siis meil lapsed juhatatakse ja või politsei juurde või pääste juurde.
ja siis sealt leiab need lapsevanemad jälle üles. Infopunkt on alati see koht, kes kaardistab ja annab suunad kätte. Ma lugesin laulu- ja tantsupeo kodulehelt, et seekord lapsed rendivad endale taldriku ja joogitopsi. Kuidas see idee tekkis? No lapsed on tegelikult ise ei rendi, et meie rentisime laste eest, et see on laste jaoks ehk esinejate jaoks nüüd antud juhul ei ole mingit muutust, et nemad lähevad ikkagi toitlustustelki, saavad oma supiportsu kätte ja sealt liiguvad pärast enne välja minemist annavad oma supitaldriku ära, nii on nad nagu tavaliselt on teinud, kui nad reeglina visanud prügikasti, nüüd lihtsalt annavad selle ära, et lastel mingit renti ei ole, et meie oleme ise laste jaoks rentinud nõud. Nendel ei pea olema sularaha kaasas? Nendel ei pea mingit raha olema kaasas, küll aga kaubanduse poole pealt, mis toimub publikuga, seal on küll meil ka korduvkasutatavad nõud ja seal on siis tuleb siis see nõu koos toiduga antakse nagu panti, annad 2 eurot oma nõu eest ja kui sa sööd ära, siis äraviskamise asemel, siis sel korral sa annad selle nõu lihtsalt tagasi ja teed ühe liigutuse ainult lisaks ja võtad 2 eurot ka tagasi. Kes laulupeolistele süüa teeb? Naiskodukaitse, meil on väga suur muu võrgustik veel, kes abistab kogu see toitlustuse poole pealt, aga Naiskodukaitse on see üle 100 inimese, kes seal küll on katlakütjad, küll on purgiavajad, küll on kokad ja nii edasi, terve suur toimkond on meil. Aga supi keetis Põltsamaa? Supi keetis, supi annab meile Põltsamaa ja Naiskodukaitse keedab seal ilusti üles. Siis ma lugesin kodulehelt veel, et jagatakse 150 000 jäätist, millel on väike jalajälg. Ja Palpino on meil sellel korral toetajaks ja Palpino, siin on pakendid ja kuidas see jalajälge vähendama, et kuidas see tootmiskulusid, et oleks seda prügi ja vähem ja kuidas taaskasutada pakendeid ja kuidas pakendeid võtta kasutusse nii, et sa toodad juba pakendeid ka säästlikult, et eks sealt see jalajälg on, et me kõik mõtleme osapooled, kuidas seda jalajälge vähendada. Kas laulupeole saab jalgrattaga ka tulla? Ja ikka saab muidugi, saab, meil on jalgrattahoid, selleks on alakaartidel meil spetsiaalsed kohad, ainult tuleb võtta kaasa endale ise tavaluksest, et neid keegi seal valvata ei saa ja koordineerida ei saa, et seal tuleb lihtsalt oma jäme tavalukk kaasa võtta, oma aia külge panna selle sinna. Aga loomulikult on nii esinejatele on oma jalgrattaparkad kui ka külastajatele. Tõukerattaga saab ka tulla? Tõukeratastega on see, et nende jaoks on renditõukeratastega näiteks, kui on tavaline enda tõukeratas, siis see pannakse ka jalgratta sinna parklasse, aga renditõukerattad, nende parkimisalad me oleme viinud lauluväljakust ja Kalevi staadionist kaugemale, ehk et kui inimesed tulevad, siis tuleb jälgida siis teenusepakkuja ette antud seda parkimiskohtasid, kuhu tohib jätta. Ratastooliga saab tulla? Ja ikka saab, ratastooli piletid on meil eraldi ostetavad siis Piletilevi kaudu ja ratastooliga inimesed saavad ka parkimiskohad ja kui parkimiskohad saavad otsa, siis viivad load, mis annavad ratastooli inimestel võimaluse lähemale saada ja pärast auto tuleb ka järgi neile, nende enda auto, et siis nad jälle peale korjata, kui pidu lõpeb, aga loomulikult peo lõppedes on seda rahvast nii palju, et kõik transpordi liikumine on kõigi jaoks keeruline, et seal tuleb oodata ja kannatlikult oodata oma hetke, millal siis kõik publik hakkab ka jala laiali valguma, et seal kõik enne kui liiklus päris tööle saab hakata. Aga kui pealtvaataja tuleb lapsevankriga, siis selle lapsevankri saab ka kuhugi jätta? Lauluväljakul, laulupeol on nüüd lapsevankriga, tuleb liikuda reeglina, laulupidu on pikk, et ega tea, kui kaua need väiksed lapsed seal isegi suudavad olla, et seal tuleb selle lapsevankriga liikuda, aga seal tantsupeol on meil lapsevankri hoid on spetsiaalselt tehtud, see on ka infopunktis, saab infopunkti poole pöörduda. Alati on päris väiksemad lapsed ei suuda väga pikalt ilusaid laule kuulata, et kas nendel on mingi muu tegevuse koht ka olemas laulupeol? Miks see tuleb natuke ringi vaadata ja jalutada, et lauluväljakul on meil selline kultuuriala, et seal on erinevad muuseumid välja tulnud ja meie partnerid on teinud väiksed oma nurgakesi, aga milline see olema saab, siis tuleb minna ise sinna kultuurinurgakesse vaatama. Nii et mulle jääb see mulje, et korralduslikult on kõik läbi mõeldud ja nagu mingit hirmu ei ole praegu. Ei, hirmu ei ole, et ootame pigem põnevusega, et see peonädal saaks nüüd juba peagi alata ja
ja kõige olulisem ikkagi on siin laulu- ja tantsupidu ja rahvamuusikapidu ise ja seda peo kuulamine, vaatamine ja nautimine ja kokku tulemine. Koorijuhtidega on ka kõik korras? Ja ikka kõik on korras. Ei ole midagi kuulda olnud? Kõik on valmis ja meie need liigijuhid on ju 3 aastat meiega sama sammu astunud ja neil on see kõik see selgem see teekond. Kui ma 10-aastasena käisin laulupeol, siis Heino Kaljuste juhatas koori kipsis käega. Nii et entusiasmi oli tal väga palju ja ma usun, et ka tänastel koorijuhtidel ei ole vähem entusiasmi. Loomulikult on, et see nii koorijuhtimine kui tantsujuhtimine, kui sa ikkagi saad panna koorid laulma ja tantsud mustrit, siis see on kõigile ülev tunne ja seda on ainult suur uhkus ja nauding neil kindlasti teha. Kas olete jälginud ka kavasid ja on mõni lemmik seal olemas või? Ma tean küll kavasid, aga pigem ma ütlen nii, et minu tunnetus on, et tuleb tulla peole ja peol kuulata, et kus see liigutav hetk sinu jaoks tekib ja milline see lugu või tants sinu jaoks sellel peol need hingetunded helisema paneb, et eks see on igal peol, igal inimesel natukene erinev, nii et ma ei taha ka täna öelda veel etteulatuvalt ära, et milline oli see hetk minu jaoks, et eks seda tuleb minna nüüd kuulama ja vaatama ka minul. Aitäh! Aitäh!